Ja kolmanda sessiooni viimane kõneleja on meil Büroomaailma müügi- ja turundusjuht Kristiine Ross. Kuuleme, kelle käest tema kõige paremat kontakti hinda saab. Ma ei tea, kas töötab? Kas nüüd on paremini kuulda? Ühesõnaga, miks siis me räägime eraklientidest? Põhjus väga lihtne. Büroomaailma klientidest lausa 98% moodustavad ärikliendid. Nendelt pirukatelt on nüüd näha, et viimasel aastal oleme pilgu pööranud ka eraklientide suunas ja tegime eelmisel aastal 2 suurt eratarbijatele suunatud kampaaniat, koolikampaania augustis, septembris ja jõulukampaania detsembris. Ja sellise suure pingutuse tulemusena siis õnnestus meil kasvatada eratarbijate osa 2%-lt 4%. Mis selle meie jaoks suure reklaamiinvesteeringu siis tähendab, mis selle siis hind oli, nende 2 kampaania maksumus oli kokku 60 000 eurot ja lisamüüki me saime 329 000 eurot. Nii et numbreid vaadates ei tundu see võib-olla kõige mõistlikuma reklaamiinvesteeringuna. Aga kui siin on juttu olnud mõõtmistest, siis loomulikult võib asju erinevalt mõõta, võib mõõta 1 kuu perspektiivis, võib mõõta aasta perspektiivis. Meie jaoks on eraklientidele tähelepanu suunamine strateegiline otsus, tahame sellega kindlasti ka tulevikus edasi minna ja juhindume sellisest ütlusest, et äri on siiski maraton, mitte 100 meetri sport. Nii et loodetavasti need investeeringud tasuvad ennast siis aastate jooksul, loodame muidugi, et mitte väga pikkade aastate jooksul. Ja miks me hakkasime vaatama eratarbija poole? Esiteks me näeme seda, et meie äriklientide hulgas on toimunud ostukäitumise muutus või ostuharjumuste muutus. Et inimesed muutuvad mugavamaks, nad ei viitsi enam väga palju kauplustes käia ja mugavam on tellida kaubad endale kontorisse, samas on meil 8 kauplust, me ei taha, et nad tühjaks jääksid. Ja kaupmehed kindlasti teavad, et eriti suured vaenlased kaubandusele on külmad talved ja kuumad suved, mis meid siin viimastel aastatel on ka tabanud. Ja kindlasti on parem tellida kaubad sooja kontorisse või siis suvel konditsioneeritud kontorisse, kui siis läbi lume sinna kohale sulgata. Nii et otsime siis neid inimesi, kellega täita oma äriklientidest võib-olla natuke tühjaks jäävad kauplused. Ja teine põhjus oli kindlasti majanduslangus, mis siis seoses, ütleme niimoodi, et kulud ja kärped tabasid ju ärisektorit väga valusalt. Niimoodi, et meie jaoks hakkas majanduslangus pihta juba aastal 2008, kui meie käive kukkus 5% ja kõige košmaarsem aasta siis oli 2009, kui meil õnnestus kukutada oma käive lausa 25% võrreldes eelnenud aastaga. Nii et kokku 2 aastaga üle 30% käibe langust, et paratamatult tuleb hakata siis mõtlema ka uute kanalite peale. Ja büroomaailma turunduskanalid olen siis reastanud nii-öelda, me oleme nad valinud muidugi lähtuvalt oma klientuurist ja olen need reastanud ajalooliselt, et kust me oleme pihta hakanud ja kuhu me siis oleme nüüd välja jõudnud tänaseks päevaks. Siin on ainult traditsioonilised kanalid, et kasutame kindlasti ka uue meedia võimalusi. Ja kauplused
nagu ma ütlesin, meil on Eestis 8 kauplust. Ja miks see kaupluste kanal on meie jaoks oluline, on see, et 66% büroomaailma käibest eelmisel aastal tuli läbi kaupluste ja siis 34% tuli siis läbi suurklientide osakonna või siis meie ärikliendi haldurite. Me ise arvame, et just kauplused on toonud büroomaailmale tuntuse Eesti turul. Mis seal salata, kauplused on siiski väga, ma ei saa öelda väga, aga siiski suhteliselt odav ja efektiivne kanal, et büroomaailma tähed säravad nendel kauplustel 365 päeva aastas, 7 päeva nädalas, 24 tundi päevas, et see paratamatult hakkab inimestele silma, jõuab teadvusse, jääb meelde. Ja algusaastatel kasutasime väga palju ajalehereklaami, büroomaailma loodud aastal 92, ehk siis 90-ndad möödusid meil väga paljuski ajalehereklaami tähe all. Te näete siin meie esimesi reklaamikatsetusi, siis üks on siis Äripäevast ja üks on siis Kaubalehest, sellist väljaannetust enam isegi ei eksisteeri. Ja ajalehereklaami kasutasime samuti siis nendel aastatel ühelt poolt muidugi konkreetsete toodete reklaamimiseks, näiteks siin on näha Texas Instrumentsi kalkulaatorid ja teiselt poolt kindlasti ka selleks tuntuse tõstmiseks. Need eelmised näited olid meil oma sellised põlveotsas nokitsetud reklaamid, siis 90-ndate lõpus hakkasime kasutama ka reklaamiagentuuri teenuseid, siin on siis juba nagu professionaalsem reklaam aastast 99 Äripäevast. Aga nüüd tõtt öelda, viimasel ajal on küll ajalehereklaam meie jaoks jäänud tagaplaanile, et oleme kasutanud seda kampaaniat ühe elemendina, aga mitte nagu enam nii väga asjana iseeneses. Aga siiski ei saa rõhutamata jätta, et ajalehereklaamil on olnud väga suur roll meie brändi ülesehitamisel. Ja suurklientide müügitiimi juhina olen ma muidugi väga suur isikliku müügikanali patrioot. Et ma arvan, et müügitiimides on tohutu potentsiaal, elus inimene viib kampaania sõnumi ikkagi väga hästi kohale ja mis seal salata, et olete kindlasti ise saanud selliseid pakkumisi, et kui teil tuleb mingi e-mail või reklaamleht, siis e-mail on kustutada ära, reklaamlehe viskate prügikasti, aga kui ikkagi lihast luust inimene tuleb teie juurde ja tahab teiega müügikohtumist läbi viia, siis talle on kindlasti märksa raske ei öelda. Nii et ja muidugi jällegi see, et kui meil on kliendid, ärikliendid, siis ega suuri ärikliente me ei võida, selge on see, me ei võida neid meediareklaamiga, et seal on taga ikkagi pikad müügiläbirääkimised, hanked ja seal on see isiklik müügiroll väga suur. Siis suurepärane võimalus õppida tundma oma klienti, kui puuduvad ressursid võib-olla selliste mahukate kliendiuuringute läbiviimiseks on kindlasti kliendiüritused. Ja sama kehtib tegelikult ka müügitiimilt saadava tagasiside kohta, kampaaniate kohta, et müügiinimesed annavad ka väga head tagasisidet teie klientide kohta. Et kliendiüritustel inimestega rääkides kuuleb nii mõndagi huvitavat ja meil on aastas 2 suuremat kliendiüritust. Kevadel on meil traditsiooniline büroomess ja sügisel siis sünnipäevapidu. Kuna kliendid on meil tihtipeale ka aastaid, sellised lojaalsed püsikliendid, siis nad juba teavad neid üritusi ja oskavad neid oodata. Ja muidugi oma üritustele me kutsume tavaliselt ikkagi kontoritarvete tellijad, mitte siis võib-olla tippjuhtkonna esindajaid ja need tellijad on siis need inimesed, kes võib-olla ei saa nii palju kutseid, nad ei käi nii palju üritustel ja nende jaoks on see nagu oluline meelespidamine ja selline väga oluline sündmus. Ja
Nüüd viimasel ajal oleme oma reklaamikulud võib-olla suunanud siis rohkem ajalehtedest otsepostitusse. Pikka aega oli meil selline arusaam, et kuna oleme äriklientidele suunatud ettevõtte, siis mis võiks olla loogilisem kanal reklaami tegemiseks kui Äripäev. Ja kindlasti see algul, see on meid aidanud aastate jooksul ja meie jaoks väga hea tulemuse ju teinud, me oleme selle kõigega rahul. Aga ja üldse, kui meediaväljaanded püüavad reklaami müüa, siis nemad alati rõhutavad seda, et kui suur osa on nende lugejate, vaatajate hulgas otsustajatel, et mida kõrgem protsent, seda parem, et siis seda paremini saate oma tooteid müüa. Kes nüüd on otsustaja meie klientide puhul, ega ta tihtipeale ikkagi ei ole tippjuht või finantsjuht, vaid otsustajaks on siiski sekretär või büroojuht. Ja ma ei tea, kindlasti on sekretär, kes loevad Äripäeva, aga ma arvan, et pigem nad loevad siiski Kroonikat, Õhtulehte või Naiste ajakirju. Nii et seetõttu viimasel ajal ei ole väga palju ajalehereklaami teinud, et nagu ühelt poolt meil nagu puudub kanal, et Kroonikas, Õhtulehes, Naiste ajakirjades võiks teha ju reklaami, aga siis me peame kinni maksma ka kõik kontaktid, kes võib-olla ei ole kontoritarvete tellijad ja otsustajad. Et see läheb meie jaoks näiteks. Ja teiseks on see, et meil võib-olla ajalehereklaami jaoks puudub ka hetkel selline sobiv sõnum. Meie äris on marginaalid sellised, et ei kannata teha reklaami ühe toote jaoks, ühe toote müügiks. Ka isegi üks tootegrupp on nagu suhteliselt selline piiripealne meie mahtude juures, ja inimesreklaami jaoks me ei ole hetkel nagu vajadust näinud. Ühelt poolt on meil siis väga tootekeskne äri, meil on kokku 16 000 toodet, teiselt poolt on meil suur rikkus, suur klientide andmebaas, 18 000 püsiklienti ja kuidas neid siis omavahel kõige efektiivsemalt ühitada. Nii et oleme jõudnud siis tagasi juurde ehk back to the basics, et kõige odavam efektiivselt teha reklaami olemasolevatele klientidele, üritades müüa neile rohkem seda, mis sul juba olemas on laos ja kaupluses. Nii et sellest ka siis põhjus, miks me oleme otsepostituse poole pöördunud. Ja kuna see otsepostituse töömaht on väga suur, siis meil on aastaid olnud majas oma kujundaja, mis muudab selle protsessi väga siis hõlpsaks. See on teatavasti väga suur töömahukas protsess ja oma klientidega suheldes oleme avastanud, et siiski meeldib neile väga paberkataloog, et võib-olla küll tavaarusaam võib olla selle kontori tellijast, et ta on selline office chick, kes surfab seal päevadel internetis, aga meie klientide hulgas on väga palju vanema põlvkonna esindajaid, kes jäävad välja sellest interneti kasutajate aktiivsest grupist ja näiteks võib-olla seal 55-65 aastased varustajad, eriti riigi haridusasutustes. Nii et ühelt poolt siis tundub, et see kontoritarvete äri on selline natuke vanamoodne, tolmune, konservatiivne. Teiselt poolt loomulikult üritame käia kaasa uue meedia võimalustega, oleme arendamas uut e-poodi, kuigi meil on ka praegu olemas täiesti toimiv e-pood, aga tahame teha seda üha paremaks. Ja kindlasti meile selles mõttes väljakutseid, et kuidas me õpime nüüd siis kaupa paigutama riiulisse e-poes. Siiani oleme õppinud, kuidas paigutada kaup riiulisse tavapoes ja võib-olla tootekataloogis. Et need on siis uued väljakutsed. Ja kui siin on juttu olnud sellest traditsioonilisest meediast versus uuest meediast, siis sama kaua on juttu olnud ka paberivabast kontorist, aga siiski enim müüdud kontoritarve on endiselt koopiapaber. Tänan! Aitäh, Kristina! Siin on selle raamat ka. Ja kui sul oli probleem, et sul ei ole sõnumit, mida panna kuskile siis reklaami, siis ma soovitan sulle kohe tasuta sõnumi.
et teil on super kliendiüritused, pange need 2 pilti oma imitsi reklaami ja lojaalseid kliente tuleb nagu mühinal.